Suvi on ikka tore aeg ja isegi ei ole kõik inimesed linnast plehku pannud. Kohtusin nii paljude toredate inimestega ja saan veel kokku ühe ägeda naisega, Anneli Lahega. Tšau! Tšau, Anneli! Mis toimub? Mida sa nüüd sööd või teed? Sa oled teinud ikka imelise muutusi läbi. Sa särad praegu, sa oled täielikus vormis. Su näonahk on nagu, ma ei tea, noorukesel. Mulle siinkohal meenub kohe ühe vene estraadilaulja Kirkorovi sõnad, et nii suhtes kui vormi hoidmises on üks väga oluline asi õigel ajal suhu kinni panna. Muud polegi. See on vanatõde. Aga tegelikult ka, et räägi nüüd välja, et mina tahan ka niiviisi, et nagu ei, no igal ühel meist on mingid oma lisakilod, mida me tahame nagu ära saada, aga lihtsalt nad ei lähe enam ära. Et kuidas see sul õnnestus? No tõepoolest ma ühe dieedi ette võtsin ja selleks on Simensi dieet. Ega ma ei tea täpselt, et mis asi see seal siis on, mis nagu niimoodi toimib, mingid terasid seal tuleb süüa, tuleb menüü üle vaadata, aga mulle see sobis. Me alustame sellest, et meie dieeti toetavad bioresonantsmeetodil valmistatud bioliitgraanulikesed. Need on sellised imepisikesed, ma neid bio peale ei lase, sest me neid sõrmedega ei puutu. Veel kord, nad on valmistatud bioresonantsmeetodil ja nende graanulite ainukene efekt inimese kehas on see, et nad vabastavad juurdepääsu varurasvadele. Just nimelt sellele rasvaliigile, mida inimese keha igapäevaselt ei kasuta, vaid kannab lihtsalt igaks juhuks naha vahel kaasas, et mine tea, äkki tuleb näljaaeg. Vormimuutus, keha vormimuutus meie dieediga ja võtame juurde mingisuguse näiteks mingi muu dieedi, neid on mitmeid, siis kehakuju muutus on märgatavalt teistsugune. Ma alati kardan selliste dieetide puhul, et ega see töövõime nüüd ära ei kao ja energia kuidagi langeb nii, et sa ei suuda, ma ei tea, hommikul isegi mõelda, mis nüüd teha. Tead, see minul oli vastupidi. Mina ütlen küll, ma olen ka lugesin, et sel ajal ei ole soovitav näiteks trenni teha või veel mingeid muid asju. Ma käisin trennis. Ma käisin täiesti nii, et mul pigem tuli energiat juurde, kui energia ära kadus. Meie dieedi enda loogika raames inimene sööb taldrikult 500 kilokalorit, vaid selleks, et hoida kiiret ainevahetust, mitte toitainete pärast. Ja tänu sellele on tal siis tagatud iseenda varurasvadest lausa isegi 1500 kuni 4000 kilokalorit igapäevaselt. Nii et meie dieet ei ole klassikaline 500 kilokalori nälgimine, kui inimene saab igapäevaselt vähemalt 2000 kilokalorit toitaineid oma rakkude jaoks. Mina vaatasin seda, et selle suure kaalulanguse puhul sinu näovaal on ideaalne, et tavaliselt kõik hakkab siis rippuma, kõik on kuidagi, ma ei tea, 10 aastat vanemad pärast seda kena kaalulangust, aga sinu puhul täiesti tipp-topp vorm. Kehahooldusesse ma võtsin ka muidugi sel ajal kasutusse sellised võib-olla tugevamad, trimmivad kehaõlid, aga muidu tegin kõike täpselt nii nagu alati. Anneli imeline muutumine oli küll väga inspireeriv ja siin uues buduaaris on veel 2 kaunitari Marget Ava ja Kaidi Joala kogemus. Et nad proovisid nii lühemat kui pikemat Simensi dieedi varianti. Ja minu jaoks oli see väga nagu tervitatav info, et see ei pea muutuma sinu elustiiliks, et see dieet ongi mingi teatud ajajärk. No, ma ütlen ära, et meie dieet on 23 kuni 40 päeva. Ja et 23 päeva on see kõige lühem periood, mida saaks siis enda peal läbi viia. See on 3 nädalat põhimõtteliselt, eks ole, sest siia on juurde arvestatud ka dieedi esimene etapp, mis on veidi ülesöömine. See mulle sobib. Koos bioliitgraanulitega juba ja siis sealt läheme üle dieedi enda etapile. Ja selle 23 päeva jooksul inimene võtab kaalust alla umbes 5 kilo juhul, kui tal on vähemalt umbes 7 üle kilo. Kõik geniaalsed asjad ongi lihtsalt, ükskõik kas me räägime ilumaailmast, toidumaailmast, Itaalia köök, ülilihtne köök, eks ole. Ja selle dieedi puhul mulle meeldiski see, et ta on hästi lihtne. Mul tuli selgeks teha teatud toiduained, mida ma tohin süüa ja teatud kogused. Ja oligi kõik 200 grammi valku, 300 grammi juurvilja, teatud juurvilju siis ja 300 grammi puuvilja, kõik. Ja meil on väga tore koht Facebookis, Facebooki tugigrupp, see on kinnine tugigrupp, aga hea meelega võtame sinna liikmeid vastu. Ja seal on meil väga palju erinevaid retsepte, erinevaid lugusid, sinna saab ise
teema püstitada ja saab lugeda, kuidas teistel on läinud ja saab väga-väga hästi oma ideid arendada söögi tegemise raames ka.